Ärevad olukorrad. Siin info liigub meil vahepeal ikka kiiresti. Üks fänn saatis praegu videoklipi Lasnamäe garaažist, kus on mingi erioperatsioon või. Seal on mingi 1 miljon tuletõrjeautot, Päästeamet, kiirabi, kõik järgid, värgid. Küsimus on, kas hoone põleb? Kas S4 on terve? Küsimusi on palju, sellepärast infot ei ole. Ja üks mees paneb punasega üle, tal on ka sama kiire. Aga mul nagu nii kiire ei ole, ega ma seal midagi teha ei saa, kui see garaaž põleb päriselt. Loodame, et ei põle. Äkki on mingi õppus või? Mu isa arvas, no kurat, ma ei tea, kas õppuse pärast niimoodi aetakse päris siukse brigaadid välja või. Et meil naabrid on ju Päästeamet, vaata, me kuulsime, et autod järjest läksid, aga kuhu nad lähevad, iga kord ei kuule. Aga läksid sinna, kus on tead enda varrandust ka. Nii et lähme vaatame oma silmaga koha peal, mis toimub, see garaaž on nii lähedal. Et kas on oht, et legend on ohus. Kurat, aga näed, nagu maja leekides ei ole otseselt ju. S4 peaks olema kuskil siinpool. Siinpool peaks olema, jah? No midagi, miks sang on? Midagi tõstavad sinna, teevad. Kus? Midagi kustsid ikkagi. Need tõmbavad valikuid kokku. Tõmbavad, jah? Aga neil on nagu pidu läbi juba. Sul on kaart kaasas, mine vaata üle. No ma arvan, näed, ei saa praegu siin sisse, autod on ees. Ei, jala ikka saadust. Jala või? Jala. Lidli parklasse ja mine jaluta. Anna midagi, nüüd see on põlend ikka. Ei küsi, et kas mu auto on korras. Mis toimub, tead? Kus koh? Heal sees või? Heal sees. Mul ka auto seal sees. Kolmandal põleb. Mingi tulekahju ikkagi ei olnud päris korralik. Seal samas tiivas, kus ikkagi mul Audi on. Aga vist 3. korrusel, nagu ma aru sain. Ja teine vahe või? Ma ei teagi. Vaatame, vist praegu ei lasta sisse. Kui lastakse tuppa, lähen vaatame olukorra üle, äkki on Audi läbi märk. Ülevalt tuleb vesi alla ju. Yeah. Ma ei tea, läks õnnelikult vähemalt siin pool tiivas. See näeb palju põlevat materjali üle. No ei ole põlevat materjali, näe sealt tilgub mingit vett ikka riski. Aga siin on okei kole vist kõik. Ei lõhna ka väga. Ei lõhna ka, jah. Meil on midagi häda. Rahu nupsuke. Väike paanika ainult. Kurat ohtlik värk vaata, et siin korragi kivihoones võivad ka asjad põlema minna, kuigi mõtled, et mis siin põleda saab, aga näed, kui keegi ladustab mingit kuradi ohtlikke asju kuradi või ma ei tea, mida teeb siin, siis näed, on võimalik. Eks me võtame siit kunagi tuulutama. Praegu pead siin hakkama saama. Suitsu sees sa ei ole, siis on kõik hästi. Nii et turvalist und. Tuleme varsti jälle. Gaasi, mängi. Kas tiksub sul see pill? Aku tühi muidu äkki? Reaalselt, no ma ei julge seda kuradi kinnigi panna. Vaata, kuidas kuradi Žiguli see uks lahti käib. Niimoodi ei käi, on ju. Aga nad kõlgannad. Vaata jalkas oli kogu aeg see, vaata kellegi sisse nügid, vaata niimoodi. Ainifkin teeb olla. No võt, behind the scenes, kuidas Andrei Savakini videod valmivad. Ma näitan ära kõik saladused. Aga vaata, kui kole pill tegelikult on. Õudus ju. On või? Ei ole ju ilus, on veel ilusamaks live-kanal, kes tehakse. Ma räägingi, et enne seda poleerimist. Enne poleerimist on kole, õudus. Vaata, mis välja tuleb. Kuule, aga räägi vähemalt nüüd sellest lada seiklusest, et kas sa üks video lubasid, et sa ostad endale, kui midagi juhtub? No ühesõnaga meil point oli see, et me tegime ühes reactionis, me ütlesime, et 10 kilo saab, siis me ostame lada endale. Nii. Sai või? sai mingi päevaga täis, me olime mingi peab fucking lada ostma endale, vaata. Ja siis ostsid lada ja siis tuli esimene mõte, kellele sa helistad või kirjutad, on mina või? Muidugi, nüüd on olemas ja vaata, mina olen nagu, ma olen sükke põhike, ma ei saa mitte midagi autodest aru, vaata. Ja ühesõnaga võtsin sihukese pilli ja siis ma olin, et kuule Karele, et davai, et
nagu please help me out, vaata. Davai, teeme. Ma olen muidugi ütlesin, no ma ei saa ju Andreile ei öelda. Vene pillidega sa ütlesid, et sa ei ole tegelenud. Ei ole, aga sellepärast oligi. See oli nagu üks juba argument, et davai, ma vaatan ka lähedalt, kas tekib isu. No mul on tunne, et sul tekkis isu. No pull on, ma mõtlen, et see road trip suvel, mida te plaanite siin, see oleks päris ahvatlev. Ja sulle pakuti ka üks pilli praegu, vaata. Mul praegu läbirääkimised käivad nüüd chatil, ma küsisin. Selle peab ära võtma, vaata. Võtan sul kõik paremad osad endale. Meil oli siin väike diil juba, kõike seda, mis meil garaažis juhtus siin tähtsate drifti-ehitusauto episoodi kõrval, et lihtsalt driftipill lükati kõrvale, et tulid tähtsamad projektid, tuli see lada, on ju. Siis te näete seda Andrei kanalit. See läks ka kõrvale sinu asjad, vaata. Mu eesmärk on Jõgevale välja sõita sellega, vaata. Jõgevale garaaži panna ja suvel niimoodi selle vaikselt paarutada sellega ringi. Aga oota, mingi pikem road trip tuleb ka. Tegelikult võiks teha, võiks Robinile, Hiiumaale külla minna sellega ja siis igal pool. Ma pean ka ikkagi ühe võtma. Tegelikult peab, no. Teeme ka mingi mitu tuhat laike. Teeme niimoodi, palju sul on väga palju vaatamisi. Tegelikult on ikka, aga ma ei tea, ma 10 ma täis ei saa laike. Aktiivsed laikijad. No suht ikka on. No aga teeme siis teeme äkki 5000 või? 5000 on okei või? No teeme 5000, las pingutavad ka siis. Okei, teeme 5000 laiki ja... Ja Karel ostab lada. Ja me lähme tripile. Ja siis teeme tripi. Väga halb. Sigullide tripi, davai. Hakkake laikima. Millal see video sul välja tuleb, kas ma võin enda selle üles panna? Võid üles panna, jah, ma arvan. See diiser või? Jaa, last alla. Näete siis. 5000 laike Karel ostab ka lada. Ma räägin seda. Enne tuleb laadat soetada, enne kui need hinnad lähevad üles. Ja enne kui sinu video välja tuleb. Ilmselt ma olen saanud uue sõbra endale selles mõttes, et ega ta hakkab mulle siin helistama. Minu vaid Žiguli. No thanks, no. Eks kui sa helistad, siis ma ütlen, et anna toru Žigulile. Eks tal neid automuresid tuleb ja ma tahaks näha, kas ta esimest korda üldse Jõgevale ilma probleemideta jõuab. Kogu aeg nii jampsi. No aga päris pull on tegelikult ja see on päris hästi säilid. Pesumees Danil ootab juba, kurat, mehed teevad siin mingid iluklippe, särki, üldse tööd ei lasta teha. Before after, vaata. Valmis hetkine. Kui õnnelik sa oled, et ma toon sulle siukseid kliente siukeste ilusate autodega? Vahelduseks on hea. Vahelduseks on hea või? Ta tuttavaks oma selle auto, siis selle... Andrei. See on nagu vaata ilusalongis, vaata naised käivad, neil on seal head sõbrannad ja tuttavad. Automeestel on lihtsalt pesuvennad, on samad head tuttavad ja poleerijad. Autokosmeetikud. Mis see siis plaan on? Hea küll. Ma jätan Andrei siia plaanima, et vaatavad, mis nad siis teevad selle autoga. Ja vaatame, kuhu meie siit edasi hüppame. Ma tean, kuhu me edasi hüppame, et meil on ka ühe suure dinosauruse eest vaja hoolitseda. Nii et Volvo buss on vaja käima lükata ja vaadata, mis hooldused ja tööd on seal vaja teha. Ja ma tean, et see ilmselt tuleb raske ja ebameeldiv ilmselt osadele meestele seal Volvo esinduses, aga ega see Kareli rahakotil ilmselt ka kerge ei saa olema. No tere hommikut siit. Tõmbame nookusega ennast fookusesse. Siuke riim oli peaaegu. Banderas on ka välja ilmunud. Ta on talveunes olnud. Nagu dinosaurus, buss. Bussiga koos magasime või? Magasite, jah? Kuule, aga tead, et teil oli veel üks elanik siin bussis või? Ma nägin, jah. Täitsa lõpp. Üks vend on siin niimoodi talvel aega veetud, et see on lausa kohutav. Aga teeme siia cold starti. Laseme selle Lasnamäe pimedaks korra. Ringi käib, pool võitu on olemas. Vaat seal on see cold starti nupp on ka. Vaata, nupp on ka vajutus cold starti seal. See ei aita, see ei aita või? Inverteri võtsid välja. Lubab mulle. Läheb. Euro 6. Läheb. Kurat, täna on mingi -1, jah? See on nagu rohkem suvebuss. 4 silindrit. 3. Tulevad, silindrid tulevad. Banderas saab ämblikud välja lasta. Saan ka uue parfüümi endale niimoodi. Meeste parfüüm, diisel. Aga rääkides ämblikest ja muudest loomadest, siis oli ukse lahti tegid, kohe tervitas siin üks väike paberihunnik ära hekseldatud ja siin on ära näritud Mechanics'i Worksi häid kindaid, kõike muud paremat. Ja siis ma hakkasin nagu seda bussi natuke koristama ka siin, et noh,
vaatame, mis siin veel on, siis ma jõudsin sinna taha jõudsin. No vaadake seda, mingil vennal on kena talv olnud siin, vaata, ühe pesa ma viskasin välja siit nurgast juba. Aga vaadake, kus mehel on olnud varusid. Natuke oli kindaid näksin siin, tead. Vaatasin veel siin, mis karbi sees toimub. Oilaa, vahi värki. Vana on kõik kõrsikukarbid tühjaks ju närinud või? Ma isegi julgen näppida praegu lähemalt. Tõstan bussist välja, äkki vend elab veel, siin on paksuks söönud. Aga näe, üürnik ise ka platsis, kuule. Et kuule, päris kena talv on olnud sul siin, ma vaatan, et tööd on olnud nagu ja süüa on ka jätkunud, et kuidas kommenteerita seda. Mis me nüüd teeme suga, Või elad sa üldse või? Ma arvan, et sa elad vist. Ja, muidugi sa elad. Muidugi sa elad. Sa oled juba paanikas ka. Kuule, kas me peaks vampiira kodulooma võtma või? Kas ma peaks ta kuidagi kinni püüdma või? Äkki ammustab või? Kuule, oota, rahu. Teeme lepingu, kuule, koostöö aastaks. Rahu. Sa läksid sinna. Kuule, missioon. Paneks ta nüüd puuri ja purki. Sellest saab vampiira ja koduloom. Ja mees elaski, vaata palju ta pahandust teinud. Nii, ma olen toon sulle pesa, vaata. Kuule, aga kas lõksud on? Üks lõks on minema läinud juba. Ma panin ühe siia. What? Rotid viisid lõksud ära või? Rotid on lõksu ära viinud. Ära aja. Kuidas see nii on? Kuule ongi, ta on tagasi. Ja ma ei saa aru, kuidas saab hiir ronida siia kõige ülemisse kappi. Nii-öelda ülesse. Siin ei ole nagu midagi, on ju. Ja ta on kuidagi suutnud siia saada. Ja elanud siin. Oota, aga. Ja siis oli voodi all, oli ka pesa. Kuule, aga seal ta ongi või? Jep. Kuule, see on järgmine vend. See pole see. Aga üks lõks on kadunud. Ei, reaalselt, ma panin siia istme alla ühega. Ja nagu näha on, siis nad on tagasi. Vähemalt üks vend on tagasi. See ei olnud see sama vend, kes kuradi eelmine kord oli. Ma ütlen, palju neid seal elab. Aga saad sa aru, reaalselt üks hiire lõks on kadunud. Räägi, rotti võtsid ära. Reaalselt on kadunud. Aga vaata, kui palju neid sigineb. Kui sõitma hakkad, ma arvan, et jookseb äkki terve kari välja kus. Kõige hullem on kuradi. Juhme teab, pole ära näritud. No käima läks vähemalt. Ta ütles, et kuna seda ilusat poissida endale ei saa, siis vähemalt saab. Tulge aga bussi. Kuule, ega välja ei hüppad keegi sülle või? Sa ei sülle tund, aga tagant ei tund välja kedagi või? Tagant küll jaa, jooksid. Kari hüppas välja bussist. Aga kuule, Ongelmann, nad on pahandust teinud. Ühtegi park tuld ei ole. Ees on jah, aga ühtegi parki ei ole. Pidurid olid või? Pidurid olid, suunad olid. Aga Parke ei ole. Parktuled on hiirte poolt ära näritud. Aga seal ei ole mingit lülitit ju. ei ole. Nüüd peaks kohe minema ju. Täied on. Üleval on, tarved põlevad. Ei põle. Aga buss tuleb siis hooldusesse. Volvo Trucks and Buses. Me oleme nii kõvad rikkad vennad, et me toome dinosauruse esindusse. Aga need esindused teevad ju vanadele, teevad ju mingi head alet, ma tean. No teevad, aga tead, meil tuli siin välja ka, et meil on üks väga hea tutvus siin. Ainuke drifti emme, drifti naine Eesti maastikul töötab siukses kohas nagu Volvo esindus. Kõrgel kohal veel. Kõrgel kohal või? Ta on töötaja vastuvõtja või see hooldusmeister või? Räägi kõrgel. No me teeme taga intervjuu üldse, kuidas ta sattus siukeste suurte masinate peale. Ta oli eelmine kord ka siin, aga siis me nagu pikemalt ei peatunud selle. Jah, eelmine aasta käis ka bussi ühte asja tegemas. Aga me olemegi ise omad varuosad kaasa võtnud, et me lähme paari omade jookidega. Et kulp, näete, kleps on peal. Oleks vaja vanurit ka vaja koputada ja putitada. Et näed, kulfi Superfleet Superm 10 V40. Oo näeb, Volvo Trucks on peal, MAN, veoauto õli.
ja see ei ole nagu niisama lihtne pill, et siia mingi 5 liitrit käib 40 või 35-40 liitrit või? Korralik ämbri täis. Aga kuidas sõidab? Midagi on ees kinni paakunud, et rool on ikka siuke, et Raske või? raske. No käed ikka kinni vaatab, kinni paakunud ka, et talvel seistes, et natuke sõita. Kurat, surm on see kuradi seismine või tuleb sõita? Autod lähedki katki seistes, ega nad ju sõites katki. Kurat, peab sõitma selle bussiga hakkama, see suvi ka kuhugi, aga kuhu me sõidame, seda me ei teagi. See suvi tuleb sõita nii, et halb hakkab. Banderas jagab ka siin vihjeid. Ma ei tea, sõidab nagu halb, aga ma ei tea, kuhu ta sõidab ja kellega ja miks ja kuidas, et natuke saladust teeb õhku. Igast jaanituled on tulemas ja... Kalale pidime minema. Just. Camping, see on camping, ja muidugi, see plaan on ka, ja. Tuli siuke värk välja, et Marge on haige hoopis, ma juba käisin seal letis tegelikult majandamas. Et viime võtmed ka ära, busskäest parkida sinna teiste iluduste kõrvale. Kuule, kas Volvo on hea Redka või? On või? On. Vaata, kui tahtsin öelda, meil tundub nagu buss on suur oletis, aga rekka kõrval on pisike kõnn. Nii et me oleme siin kaubelnud mingi siukse värgiga välja, et Marge on siin töötajad küsinud lubasid, et me saame filmida seda peletist altpoolt ka, kuidas nad seda üles tõstavad. See on jõhker vaatepilt, aga ma tahtsin sulle näidata Banderas ühte asja. Nii. Ja kui me juba siin oleme, vaata, äkki teeks väikse mootori upgrade'i ka. Seda on vaja või? Mootor. See on turboraisk. Mootor võib meil vana jääda, aga meie turbo võiks selle vastu vahetada. Kuule, see bling ju. Kuule, aga võitu, kas meil bussil on mingi samasugune mootor või? See on veoautomootor ikka. See on suur. Meil on poole väiksem. Banderas ise on siin väike kõrval. Väike radikasena. Jõhker. Kuule, mul oleks täitsa meeldima tal kõrval istumine, et vaadake uus juhtama. Kuule, ära hakka. Mis sa oled tööle võetud siia või? Meile pandi päästevestid selga, et meil on siis lätud on ka jalas. Ma ei tea, palju siin kuulda jääb, siin töö käib ikkagi, see on ikkagi suur töökoda. Siin on palju autosid, aga see peletist tõstetakse üles nende asjadega. Ja see on nii kõva vaatepilt, et ma tahan seda oma silmaga näha. Ja vaatame selle bussi alla koos kõik. Nagu Rokla või? No, et see pannakse alla need asjad. Ja tõstetakse üles seda. Mina ei teadnud, et need bussid niimoodi üles tõstetakse. Aga vaata, kui kõrge, väga kõrge liha tõsta. Ei, nad tõstavad täitsa üles selle nalja teed või? Ma olen pilti näinud. Ei, seda küll jah, aga nii kõrgelt peab tõsta, kui see on. Ja, aga... Ma olen ka autode all olnud igal pool, aga ma ütlen ausalt, bussi all ma pole olnud, mis kaalub, ma ei tea, mitu tonni. Palju see kaaluda võib huvita? 10 ringi. Mootor. Sulle nii on palju lihtsam remontida asju. No jah. Kas see on hea mootor või? Ma küsin tehniku käest. Ma tehniku nägu ei pane siia videos, et kõik ei soovi olla YouTube'is. Pigem ikka hea vanakooli mootor kindlasti. On vanakooli mootor hea või? Aga eelmine kord vaatasite ka seda bussi, et kuidas see üldine seisukord on nii vana looma kohta? Ütleme, ealised iseääruse arvestus, siis on hea seisukorras veel. Hea seisukorras, jah? No, mõned head aastad teenib kindlasti. No, loodame, et ta teenib siis. Et me vaatame selle bussi alt, ma panen teile mingid klipid ka siia mingitest detailidest, aga me näitamegi tehnikule ka, et mida me ise oleme näinud, mis vajaks ilmselt tähelepanu. Kuiv karter või? See kõva pilli. Ja see on kuiva karteriga mees, jah. Potka on meil üleval siin. See on nagu võidusõid auto tuleb kuiva karteriga. No, meil on see potka siin üleval. Ja, õllipotka on siin, jah. See on siia peale. Kate, ütleme see tõesti tavaline klassikaline alutoote metallis, kummist variandi leidma. Nagu pool selgis, seal otsis vaata, et see on juba päriselt, ma tahan sellest poole arvata. Buss on nüüd oma silmaga ka üle vaadatud, et nagu öeldakse, spetsialistid ütlesid, et oma vanuse kohta nagu kõige hullem roigas ei olegi, aga noh, vana asi, vana masin, ikka on tal hädasid ja tööd siin jagub.
eks me teeme siis selle projektilisti. Mehaanik paneb ka listi tähtsamatest asjadest, mis on vaja teha siin, mõned puksid, mõni voolik on vaja vahetada ja mõni klemm on siin lahti jälle. Aga selles suhtes on hea vaata, et ta lekib, siis ta ei lähe roosna, ilusti õlitatud on kõik vaata. No mingi hea koha pealt on hea, et kui ta lekib, aga teisipidi, kui jälle ülevaatusel lähed, siis nendele lekivad asjad ei meeldi, aga siuke see buss altpoolt on siis, et päris ulmevaade ja päris hirmus on alguses käia, aga kui ära harjud, siis oled sõiduautode all ka käinud, siis pole hullu, et aitäh siis Tallinna Volvo esindusena tõesti lubamast näidata siukest asja, et tihtipeale ikkagi lubate filmida niimoodi, et oleme väga tänulikud ja usaldame oma Volvo bussi nende kätesse. Nii et me tõmbame siit otsad kokku ja lähme vaatame, kus me siit edasi hüppame. Trodo.ee, näed, pakk tuli hiljem, lubati, et tuli reedel, aga tuli esmaspäeval, ma ei tea, kuhu see kinni jäi. Bussi varuosad, bussi viisime just ära. Nüüd ma olen sõidan kiiruga tagasi, viin neile puksid. Vaata seda, siin võid käe ise varre sisse panna, stabika puks. Ja siis on need ägedad puksid, mis me seal vaatasime veel. Reaktiivvarda puks, see reaktiivlennuk on see, vaata seda puksina. Pane kaalu peale. Paneme kaalu peale või? Siin on igast asja kaalutud. No. Neid läheb 5 tükki selle bussil või, esisilda. Noh, 200 kilo puks reis. Ja veel igasugused pukse. Nii et isegi, kui te teate originaalkoode asjadel, siis te saate vaata siuksele suurele bussile tegelikult kõik puksid ja tooted sealt. Oh, ilusad uued õlifiltrid, 2 tükki käib bussil. Ja kõige suuremas kastis ma oletan, et on õhufilter vist. Oh! On ilus. Santa mütsina. Jõhke. Ma räägin, see bussimaailm on täitsa teine maailm, et müts maha nende meeste eest, kes viitsivad neid peletisi remontida, et see närvikava peab olema seal ikkagi juba next level, et nende sõiduautode remont on nagu peavalu, siis see on täiesti teine maailm seal, et sul peab ikkagi hea püsivus ja hea närv olema, et neid peletisi remontida, et seal ei käi midagi, vaata siukse väikse võtme või nuaga, seal on kõik massiv. Nii, aga kuule, ma võtan siit karbi kaelasse. Trodo.ee kehtib vampiiria sooduskood, saate sealt tellida endale igasuguseid juppe. Kui ongi auto ja margi ja mudeli põhiselt te leia numbri järgi, siis on hea, kui te leiate ise originaalkoodid ja siis ta annab nendele päris head vasted. Aga alati tuleb topelt kontrollida, et osad oleks ka õiged. Ma loodan, et need on õiged. Isegi kui on vale, siis tegelikult on 14 päev õigus tagasi saata, kui pakendid on korras. Mitte nagu Kare, ei tee neid lahti. See oli peokokkurus. One eternity later. Raske elu, näed, Spartanil ka hooldus karjub, tahab hooldus saada, juba auto koliseb, nagiseb eest, täiesti kohutav, no ja üldse pole aega. Varsti siuke tunne, et eest kukub midagi ära. Aga tead, hooldust saab mitut viisi teha, et kustutad tule ära ja siis polegi hooldust vaja, on ju. Noh, nali naljaks, tegelikult on olemas OBD11. Ega polegi ammu Spartanil ka veakoode lugenud, et ma ei tea, kas ma julgen siin full scanni üldse tööle pannagi või võtame lihtsalt vaatame, et mootoris polegi ühtegi viga või. Et OBD11 on siuke väike tongel, mille te saate panna OBD pistikusse, igal autol on olemas see, räägime uuematest autodest, siis noh, tegelikult OBD2 protokoll ja see pistik vist tuli 2008 aastal midagi. Saate ise autole teha diagnostikaid ja tegelikult lugeda veakoode. Vaatame, veakoodid, memoris, nii. Mootoris ei ole veakoode, aga ütleb, et mine sinna teise mälusse, et seal on mingi viga sees. No me võime vaadata. Kui mootoris veakoode ei ole, see on juba hea asi. Et serviste tuld saab selle OBD11-iga samamoodi kustutada. Ja ta käskis mul minna sinna plokki, ja sellel autol on 2 mootoraju, vaatame teistaju ka muidugi, kes mäletab tuuningu videodest. Nii vaatame, kas siin on veakoodi sees või teises ajus. Ei ole, väga hea, see mulle meeldib. Ega tal muud häda ei olegi, aga veermikus hirmsad kolinad ja klobinad ja seda webasta värki tööle ei saanudki, kuigi siin olid väga abivalmid inimesed, kes võtsid mult ühe vana ahju kaasa ja vaatasid, see oli seest kõik ära mädanenud. Aga nüüd on juba kevad käes, talv on läbi, ma arvan, seda webastut ei olegi vaja. Niimoodi, et ma üldscanni hakkagi tegema, ma vaatan, et põhiasjad on korras, kast ka.
käigukastiga on ka siuke pull, et ma olen siin käru vedanud ja see on normaalselt pähe saanud ja see hüppab ju vahepeal külmast peast teeb mingit pulli. Niimoodi, et Trodost on vaja tellida käigukasti filtri äst ka, tegelikult ma tellisin ära, nüüd on vaja õlid vaadata. Kas ma pean käigukastist mööda juba või? Transmission on teine, pime kanana. Kas ta näitab huvitav veadekoodi ka või piisab heast vanast õlivahetusest, aga tavaliselt üldiselt ei piisa, aga kui filter on umbes tegelikult, siis võib sellest abi olla. Ühtegi veakoodi huvitav ei näitagi kastis, see on ka hea. Siin on funktsioonid olemas, millega saate autol teha siis avada peidetud funktsioone või muuta mingisuguseid piiksumisi asju, mida auto teha saab. Selles mõttes, et kõigil autodel need asjad erinevad. Soovitame minna OBD11 kodulehele, sealt saate valida automargi, mudeli, aasta ja seal väga hästi seletab, mis on võimekus sellel automudelil teha. Muidugi see oleneb ka auto lisavarustusastmest, palju sinna on lisavarustus pandud. Et kui sul ambient light'e või mingisuguseid asju ei ole, siis neid muuta ei saa. Aga väga palju asju saab muuta. Et kindlasti vaadake järgi, mis võimekus sellel teie automodelil margipõhiselt oleks. Ja siis Vampira koodiga saate OBD11 tellida ja saate näppida ja teha igasuguseid põnevaid asju autoga. Nii et ootame siis, millal me selle paetoni ette saame võtta ja millal me seda hooldama saame hakata, sellepärast graafik on hirmus tihe. Te nägitegi, et ma viisin pukse sinna Volvo esindusse, siis neid pukse oli natuke puudu veel ja nüüd mul tuli Trodost teine kastitäis, mis on pagasnikus, nii et lähme vaatame, et mis olukorrad selle bussiga on, et Marge on ka tööl, saame küsida ta käest, kuidas ta sinna postile sattus ja siis saab bussi asjad ka liikuma. Ega ma ei teagi, kui hästi tegelikult kuulda on, aga üks esimene rattalaager on ka jumal läbi, et kui ma keeran vasakule ei ole midagi, aga kui ma keeran paremale, paeton on nii vaikne auto. On ikka kuulda, jah? Ur teeb. Tööde vastuvõtt. Tere, Marge. Tere. Mis teed siin? No, tööd teen. Kuidas sa sattusid siukse koha peale, et sa oled Volvo esinduses retkade peal tööde vastuvõtt? No, hobi on nii kallis, peab natukene rohkem tööd tegema ja vaeva nägema. Kõik peavad tööl käima? Kõik peavad tööl käima, tasuta ei saa midagi. No, aga see valikute küsimus, et kuidas sa siukse koha peale sattusid? Juhuslikult või teadlikult? Juhuslikult üsnagi. Tuli lauale pakkumine, et kas mul on kedagi tuttavat, kes tahaks tehnikuna töötada. Siis ma ütlesin, et tuttavat ei ole, aga ma võiks ise kätt proovida. Nii et ma tulin siia null teadmistega üldse rekkadest. Ja anti võimalus? Anti võimalus. Kaua sa nüüd olnud oled? 4 aasta. Oldakse rahul, mis tundub siis, kui 4 aastat siin ikkagi oled olnud? No vähemalt enam ei pea kanalis olema, alguses kanalis ka. Oota, see kanalis käisid ise remontimas neid suuri asju või? Jah, palju lihtsam on kus juures. Sõiduautol sa pead otsima, kuidas sa neid käed vahele saad. Rekkal on lihtne, kõik on nagu avatud kaardid ainult, võta ja vaheta ja tee. Okei, kuule, päris hästi, siis tahad meie bussiga remontida äkki või? Vana tee heade mälestuste eesvärgil. Võib ikka, ei ole probleemi. Kuidas dinosaurus elab? Ootab varuosasid. Tulid päris keeruline, et mis see varuosa mees on, et ta meelega põgenes ära juba, et teab, et Pirja tuleb jälle oma nõmedate küsimustega. Ei, ta teeb vahepeal ise ka tööd. Alati istu siin. Et tegelikult päris karm on selle dinosaurusele varuosasid leida, et peavalu on selle pärast, et väga palju asju enam ei toodetagi originaalist ja tuleb internetti kaevata ja see on ikka normaalne ettevõtmine. Ma sain omal nahal tunda seda. No ega siingi lihtne ei ole. Meil on ometi kõik andmed on olemas ja võttis ikka oma jagu aega samamoodi. No võt, nüüd on varuosad siin. Homme läheb töösse. No loodame, et saab tagasi ka. Loodame, et saab tagasi ka. Pange ta ikkagi kokku, selle pärast mul järgmine nädal oleks vaja sõita äkki. No anname endast parima. No võt, ma ei tea, kas ma homme ka siia jõuan filmima vaadata, kuidas siis need kaikad sealt küljest kukuvad või ei kuku. Ma ei tea, me ei saa neid inimesi siin nii palju traumatiseerida ka, et las inimesed teevad tööd. Iga üks teeb oma asja. Jah, mees juba ütles, et seal on ainult relakas ja tuli. Päris karm saab see remont olema. No ei tea, äkki teed mõned klipid mulle lihtsalt telefoni või pildid, kui nagu väga asi käest hakkab põneb minema. Mida huvitavat võid teha. No, kuule, aga lähme hüppame siit nüüd edasi jälle.
edasi hüppasime kontorisse arvuti taha ja näete pilti 2 kaamerast. Nagu te siin vlogis ka nägite, siis üks kaamera ei taha enam hästi üldse toimetada. Ja ma näitangi seda vanemat kaamerat enne. Tule siia, nupsuke, sa oled nii palju tööd ja vaeva näinud. Karl filmib mul siin teise kaameraga. Teeme edasi-tagasi seda. Ja näed ongi, näed, ta ei võta white balance'it, ei võta üldse see teine. Sellega on häda. Sellega on nagu... Ma panen selle seisma. Et see on 4-5 aastat hästi teeninud ja mul on olnud siis siuke setup, tegelikult käib see veel gimbali külge. Mina olen Canoni mees, on ju tegelikult see filmimine on stabiilne. See on 2,7 kaad või mis asi see kaatervärk on. EOS 250D, see ei ole nagu full frame kaamera ka. Ja siin otsas on siis Rodeo listmikker ja niimoodi me teemegi ja siis filmime niimoodi tehakse YouTube'i. Sellega on vist keevitust nii palju filmitud, et see lens või see kuradi, mis asi siin sees on, mina ei tea, kuidas seda sensoriks vist nimetatakse, et see võib-olla on siis saanud haiget või on selle vanadus, mina ei tea, äkki seda need kaameraspetsialistid teavad, sellepärast ma ei ole mingi kõva kaameraspetsialist. Ja siis oli vaja investeering teha enne, kui see täitsa kuradi lusika nurka viskab. Nii, ma panen nüüd sellega tagasi käima ja siis investeering on Karli käes. See on nüüd siis, tuli siia. See nüüd siis on full frame kaamera, ma panen selle kinni. See on siis R8, see peaks olema nagu päris hea ja see tähendab ka seda, et tegelikult sellega saab suhteliselt liikuda 4K tegemise peale. Inimesed on öelnud ka, et nemad vaatavad kodus hästi suure teleka pealt ja siis mina olen Pixel seal full HD-ga. Sina oled üks nendest, jah? Ja. Karl on üks nendest. Siis võimekus on 4K ka filmida nüüd sellega ja see on siis, nagu ma ütlesin, täiskaader ja tegelikult siin on see zoom'i värk on ka, et tegelikult ta ei ole nagu nii suure zoomiga kui see on, aga siis sellega saabki käest, tegelikult mul läheb käsi pikemaks kohe. Läheb küll ja see on hästi hea nagu lain. Hästi lain nurka, et siis näeb rohkem ka ja ta ei tee seda tausta nii blurriks, seda siin saab seadistada. Ja siia ette on siis soovitatud osta mul ka see UV mingisugune klaas. Et see võib-olla siis võib ja ärme siis äkki keevitust filmi sellega lähedalt või midagi, äkki läheb ka pikki või ma ei tea, kas see läks selle pärast pikki või on vanadus. Igal juhul väike investeering jälle tulevikku ja loodame, et see siis tasub ennast ära. Aga nüüd teate, et 4K teha tekib uus probleem. Probleem on siin. Arvuti on vana ju. Selles mõttes, et see ei vea välja seda asja. Ma pean järgmise investeeringu tegema mingi normaalse arvuti ostma, et ma ei tea, kui kellelgi on üle või midagi seisma jäänud või keegi tahab mingit reklaami koostööd teha, siis töötage Karelile meil, karel.piiraja@gmail.com. Äkki saab mingi huvitava diili. Vot, selline random vlog. Nüüd paneme selle pudru kõik kokku. Ma siin 2 kaamerat peegeldame edasi tagasi, võtab aega, nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja varsti näeme uute tegemistega.